Tere, austatud kuulajad! 500 aastat Eesti kirjakultuuri ja raamatuid. Ajalugu, mis õhkab pühendumust ja rahvuslikult kanget meelt. Aasta 1935. Kõige vanem Eesti raamatu aasta. Tähistatakse tol ajal esimeseks eestikeelseks raamatuks peetava katekismuse 400. aastapäeva. Aasta 1976. Varasema vastu on eksitud ning leitakse viiteid esimesest eestikeelsest trükisest juba aastast 1525. Tähistatakse 450. aastapäeva. Aasta 2025. Kõige värskem Eesti raamatu aasta. Möödub 500 aastat sellest, kui eesti keel kanti uhkusega paberile ning selle ilu ja rahvuslik hing elab meie hingepõhjas tänase päevani. Need tugevad emotsioonid on loonud mitte ainult unikaalse ja imeliselt kõlava keele, vaid ka inimesed, kes suudavad kirja panna paberile tunded ja mõtted, mille lahtimõtestamine nõuab nii mõneltki julge hundi rasvast rinda. Neid inimesi nimetame kirjanikeks ning nende mõttemaailma kirjalikku väljalaset raamatuteks, mille olemasolu on tänuväärt ühenduslüli inimeste vahel. Ja meie Eesti rahvana oleme kohustatud seda väärtust keele, raamatute ja kultuuri näol hoidma. Nagu on öelnud William Hazlitt, siis sõnad on see ainus, mis jääb sajanditeks püsima. Raamatute ilu ja mõttetus on lummanud ja vaevanud inimeste peasid juba ütlemata kaua. Mõned neist on olnud hingepugevad ning ääretult täpsed ja teine osa neist ei ole meie peades lillegi liigutanud. Oleme inimestena üpris nõudlikud ning emotsioonitus ja raamatulehtedelt vastikult vastu õhkav apaatsus ei kuulu meie soovi nimekirja. Teades palju tugevamaid tundeid nagu armastus, lähedus ja empaatia, ei tahetagi midagi muud aktsepteerida. Kuid kas taktitundeline tunnete väljendamine on vaid ainus, mida võiksime raamatutest juttudes silmas pidada? Tõsi, enamus inimesi loevad raamatuid teatud naudingu või enesearengu eesmärgil, kuid paneme asja suuremasse perspektiivi. Raamatud ei ole mitte ainult maalinud hingeelu ja mõistu, vaid need on loonud ühtse etnilise identiteediga inimeste kogukonna, rahvuse, mida defineerib meie, eestlaste, kultuur, ajalugu ja väärtused. Läbi kirjakultuuri on aastatuhandeid kogutud rahva kollektiivset mälestust, mis on kujundanud eestlust seest ja väljast läbi ja lõhki inimeste südametesse. Eestlane on tuim, külm, rahulik, aga töökas. Nii ollakse harjunud kuulama. Sel ajal, kui venelane löötspilli mängib ja viina joob, laob eestlane vaikselt nohisedes puid riita. Just täpselt nii elab Tammsaare Tõde ja õigus ning tee tööd, näe vaeva, siis tuleb armastus edasi ka kõige kangema eestlase peas, olles sinna justkui sisse puuritud. Veel aastasadu tagasi oli termin eestlane täielikult võhivõõras. Meid kutsuti maarahvaks kuni aastani 1858, kui Johann Voldemar Jansen võttis maarahva asemel kasutusele eestlased, maakeeleks sai eesti keel ja maavallaks Eesti. Ja vaatamata uutele moodsatele terminitele ei ole ka maarahva mõiste pelgalt õhku haitunud, vaid see avardab ja piiritleb minevikupärandeid tänase päevani. Kõik need sündmused on kirjutatud suurelt ajalooraamatusse sinimustvalgelt ja uhkusega, sest just nood pöördepunktid on aidanud kaasa ühtse rahvuse kujunemisele. Sinna ajalooraamatusse on jätnud jälje mitmed eestlased, olgu nendeks Karl Robert Jakobson või Jan Gross,
kes on võtnud oma südameasjaks esile tõsta meie minevik, higi ja verega välja võideldud vabadus ning eestlus. Kuid rahvust ei kujunda vaid andekad kirjanikud ja rahvuslased, vaid ka kõige lihtlabasemad ja tüüpilisemad kodanikud. Mina usun, et meie ülesanne on kindlustada Eesti, kirjanduse, raamatute ja seeläbi rahvuse relevantsus ja kestev tulevik. Et iga truu eestlane teaks, mis tähendus on sõnadel Nidumaa, Voom ja Kartsas ning oleks vähemalt korra kuulnud või lugenud Ristikivi, Tammsaare või Kivirähu teoseid. Sealjuures peame konstateerima asjaolu, et nii rikkaliku kultuuri väljavõitlemine ei ole eestlaste jaoks olnud lihtne meelakkumine, sest veel nõukogude ajal pidi täitma lolle vene nõudeid saksa täpsusega. Kuid eestlane on olnud tubli ja kange ning julgepäralt on võit. Nagu on öelnud Eesti luuletaja Tauno Rahno, siis me ei saa ajalookella osuteid tagasi lükata. Kuid me võime selle kella üles keerata, et ta hakkaks õiges rütmis tiksuma. Selleks, et meie rahvus koos kirjanduse ja kultuuriga kella tunneks ja taktitundeline oleks, peab igaüks mõtestama enese jaoks nende olulisuse ja kindlustama meie tuleviku eestlasliku mõtteviisi ja kirjanduse lugemisega. Raamatud valgustavad meie hinge, tugevdavad inimest, harivad ja loovad rahvustunde, sest tugev ja tark ei ole saanud oma andeid mitte selleks, et rõhuda, vaid selleks, et aidata ja toetada nõrka. Kristjan Jaak Peterson on pannud kirja järgmised luuleread. Kas siis selle maa keel laulutuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida? Sina, hea kuulaja, kes ennast vähegi eestlaseks pead, võta hetk, et hinnata oma rahva keelt, kirjandust ja seda, et eestlane on suutnud luua iseseisva rahvuse ja unikaalse identiteedi. Kui meie eestlastena ei seisa nende väärtuste säilimise eest, siis ei leia see keel endale mitte mingit igavikku. Ei leia igavikku raamatud ja sellest, mida saatus meie rahvaga teeks, peaksime vaikima. Aga nagu ütlevad laulusõnad, siis meie ei taha olla vaikiv lehekülg aegade raamatus. Võtke aeg maha, lugege ja harige ennast, sest just nii saame heita pilgu minevikku, inimese hingeellu ja oskuse luua. Jätkame väärikat kirjakultuuri ning kirjutame meie rahvuse ajalooraamatutesse, siis sõnad on see ainus, mis jääb sajanditeks püsima. Rahvus algab raamatust ning seal, kus hakatakse põletama raamatuid, seal põletatakse varsti ka inimesi. Aitäh!